Neljapäeval avati pidulikult Rakvere ametikooli peahoone. Sellega lõppes 2007. aastal alguse saanud ametikooli uuendamise protsess, mille esimeses etapis renoveeriti praktikamaja. Tööde kogumaksumuseks kujunes 7,5 miljonit eurot. 1915 sai valmis Rakveres õpetajate seminarihoone, kus hakati andma haridust. Täna on siis selle hoone sünnipäev uuesti. Haridusteadusministeerium koos Eesti Vabariigi valitsusega 2007. aastal tegi otsuse, et meie Rakvere ametikool on üks, kes saab Euroopa Liidu ja Eesti riigi raha selleks, et kaasajastada oma õpi- ja praktikatingimused. Me tegime seda kahes osas. 2010 avasime praktikamaja, mis läks maksma pool sellest rahast, mis meile eraldati, ja täna avasime siis teise poole ehk meie peamaja, mis läks pool maksma ja kokku me oleme siia täna paigutanud 7,5 miljonit eurot. Rakvere ametikoolis koolitati inimesi ja jagati haridust juba tsaari ajal. See kool on juba aastaid seisnud siin. See ehitati tsaari ajal ametikooliks, kus hakati õpetama töömehi. Ja see kool on väärt kogu Eesti hariduspõlve kandnud. Ja tema tähtsus tänapäevaga suurenenud, ta ei ole üldse maakondlikult tähtis, vaid ta on üle eestiliselt tähtis, kus tulevad korralikud töömehed. Olles ka ise vallavanem ja teades seda, et alati tuleb amet õppida päris kiiresti selgeks, siis on elus nagu lihtsam läbi lüüa. Siin valikuid on päris mitmeid, alates autoremondist lõpetades, eks ole, kokandusega. Nii et sellele piirkonnale on kindlasti Rakvere ametikool väga vajalik nii Lääne-Virumaale kui ka Järva, Jõgeva, Viljandi ja nii edasi. Et täna võib öelda küll seda, et ehitaja on oma tööga väga hästi hakkama saanud, kooli juhtkond on oma tööga väga hästi hakkama saanud ja muud ei ole soovida kui ametikoolile ainult jõudu, sitkust ja vastupidamist. Kindel on see, et uuenenud koolimajas on parem õppida ja ka õpetada. Tänu uuele vastvalminud renoveeritud koolimajale on õpilastel kindlasti palju parem õppida. Tingimused on teised, valgustus on klassides hea, ventilatsioon, õpetajatel on oma tööruumid. Uuenenud on nii koolisöökla kui meie oma uus saal ja väga ilus ja avar on õpilaste jaoks raamatukogu. Samamoodi erinevad klassiruumid, mida me hakkame nüüd üha edasi arendama ja saame tänapäevast õpet pakkuda. Ka õpilased kiidavad uuenenud koolimaja ja paranenud õppetingimusi. Renoveeritud koolimajas on väga mugav õppida. Ja kuna ma õpin kokku erialal, siis meil on ka uuesti renoveeritud söökla ja köök, mis on väga moodne ja trendikas ning kus on väga mugav õppida. Ametikool on linnapea sõnul Rakvere kõige kaunim hoone, seda nii välimuselt kui ka sisult. Hea meel olla täna siin Rakvere ametikoolis ja olles siin Rakvere ametikooli sööklas, siis ütleks märksõnana ehk märklausena, et amet ju toidab. Rakvere ametikool põhiosa oma õppefunktsiooni jaoks on lõpuks valmis saanud. Seda on lihvitud viimased 5 aastat ja julgen öelda, et ta on Rakvere linna kaunim hoone nii ametikooli poolt vaadates linna poole kui ka linna poolt vaadates ametikooli poole. See tähendab seda, et ainult hoone on kaunis, vaid rohkem tähendab linnale see, et siin sisu on veel kaunim, sest et need inimesed, kes siin töötavad, kes siin õppivad, on saanud väga tugeva motivatsiooni oma töö tegemiseks, et anda oma panus nii õppejõudude poole pealt, õpetajate poole pealt noortele, et noored oleksid veelgi haritumad, veelgi parem amet siit saadakse, kes tulevad meie ellu ja toovad meile rõõmu oma tegemistega. Ei tohi unustada, et ametikool on vaid üks etapp inimese haridusteel ja tublimad lõpetajad lähevad edasi omandama kõrgharidust. Rakvere on üks neist headest õppeasutustest, meie partneritest, kes toetab meid ja toetab toorainega, toetab
õpilaskonnaga ja nii me saame aastate lõikes kutsekoolidest ikka jälle üliõpilast lisa. Ja täna on eriti hea meel olla jällegi koos oma heade partneritega siin nende vastvalminud peahoones ja meie kooli suhe, nii nagu ma direktorit õnnitledeski ütlesin, et see on nagu kaks teed, kaks võimalust. Üks on siis see, et nende lõpetajad tulevad meile, olles tooraineks meie tudengitele ja õppijaskonnale ja samal ajal on ka vastupidine. 2 autoeriala õppejõudu, Rakvere õpetajad õpivad meie juures ja omandavad siis rakenduskõrgharidust. Kaunis muusika täitis seda pidulikku päeva. See ei uinutanud vana koolimaja ja selle rahvast, vaid pigem innustas uutele arengutele.